Sinu koti peame ka kokku pakkima, jaa. Muidugi. Joo, oi, sul on veel silmatunised, jaa. No nii, vana sõber. Aeg järgmiseks seikluseks. Sinul on ka aeg järgmiseks seikluseks. Või noh, esimeseks seikluseks. Jah, Saksamaa ootab. See on ilmselt siis viimane kord, kui ma pean pakkima enda kohvrit. No selles mõttes täpsemalt siis meie reis Saksamaale on paari päeva pärast. Me oleme Saksamaal 8 päeva ja siis me liigume sealt otse edasi Hispaaniasse. See on ka selle suve kõige pikem reis, sest et kogu see reis siis peaks kestma kokku 28 või 29 päeva. Ja me lähme käsipagasiga ja ma olen tegelikult õppinud mõned nipid, kuidas nagu paremini pakkida, mida kaasa võtta ja kuidas nagu üldse hakkama saada ainult käsipagasiga kuu aega. Nii ma mõtlesin, et sellepärast võikski koos ühe korra veel pakkida. Nagu eelmine kord, siis ka nüüd olen ma tegelikult väga ette valmistunud selle video jaoks. Ja ma olen pannud siis endale nimekirja kõik asjad, mis ma peaksin kaasa pakkima. Ja riiete juures ma tegelikult ei toonud välja mingeid kindlaid esemeid, vaid ma panin sellised üldised kategooriad, mis ma tean, et peavad kohvrisse jõudma. Riietega ma olen õppinud siis seda, et paki kaasa ainult need asjad, mida sa saad oma vahel kombineerida. Kui selle riideesemega ei saa vähemalt 2-3 outfiti kokku panna, siis see minuga kaasa ei tule. Selles mõttes kindlasti on mul ka mõned emotsiooniriided, mis ma tean, et ei kombineeri kokku, vaid ma saan sellega ainult ühe outfitida. Aga kui see on piisavalt fire ja ma leian piisavalt põhjuseid, miks mul see vaja kaasa võtta, siis ilmselgelt ma pakin selle kaasa ja ma ohverdan ruumi millegi muu arvelt. Kuna me alustasime riiete sektsioonis, siis väga paljud outfitid, mis ma võtsin Itaaliasse kaasa, võtan ma ka siis Saksamaale ja Hispaaniasse. Aga mul on väike kirst tordi peal teile, et mul on ikkagi mõned outfitid, mida ma teile siis eelmises pakkimisvideos ei näidanud. Esimene outfit, mis ma saan kohe öelda, see on täielikult minu mugavustsoonist väljaspool, on siis see roosa kampsikulaadne, kardiganilaadne bluus ja roosa ruudulised püksid. See on nagu väga ekstra outfit mingis mõttes, sest et väga palju värvi, väga palju mustrit nagu is going on here. Aga see tundub minu jaoks nii tore, täpselt midagi, mida ma tahaksin Hispaanias kanda. Nagu siuke, muidugi ma pakin kaasa endale selle korseti, mida ma ka Itaalias kandsin. Ta ei saanud oma nagu full momenti, nii et ma ikkagi pean selle kaasa võtma. Humana Vintage'is saadud siukene üli mõnus, pruun, ruuduline, väga klassikaline blazer. Ja jalga läheksid need heledad, natukene siuke nahksemst materjalist püksid. Blazerit ma saan ka kasvõi panna üleni musta outfiti peale, nii et blazer, väga klassikaline asi, mida kaasa võtta. Ma võtangi endale kaasa ilmselt selle pruuni blazeri ja siis ma võtan veel kaasa endale musta blazeri. Järgmine uus ese minu kapis on bluus, mis minu arust on väga palju tähelepanu saanud TikTokis, Insta-reelsides. Ja selleks on muidugi see üleni kivikestega või ma isegi ei tea, mis sa saad nende kohta öelda. Ma ütlen kivikestega bluus ja see on kindlalt minu üks nagu siuke peo outfit ja ilmselt Saksamaa jaoks, sest et mul on Saksamaal siis sõbranna, kes on pärit Kolumbiast ja ta on mega peomutt. Ma ei tea, kas ma suudan temaga järge pidada, aga vähemalt ma siis tean, et mul on outfitid planeeritud kõigiks päevadeks, kui me peaks välja minema, mis ilmselt on siuke 4 päeva 8. Paned näiteks sinised teksad. Siia juurde ostsin ma muidugi matchiva kivikestega koti, mis on nii freaking ilus. Ja peale paneksin musta blazeri ja ma tahaksin väga võtta kaasa mustad kontsad, mis ma tellisin. Ma olen nagu kõndiv diskokuul selle outfitiga. See on vist viimane siuke riideese, mis mul teile näidata on, mis on uus, mida ma teile eelmine video ei näidanud. Ja see kleit on siis Misguided'ist pärit. Ma tegelikult tahtsin alguses musta saada, et kui sa näed, ma ei tea, kas kaamera näitab, aga ta on siuke väga hele roosa minikleidikene. Mul ei ole mitte kunagi olnud minikleiti ja ma mõtlesin, et must oleks kindlasti praktilisem, aga see oli välja müüdud, nii et okei. Siia alla kas valged ketsid siukeseks päevaseks ajaks ja näiteks teksadagi peale. Või siis kivikestega kotikene ja siis näiteks need läbipaistvad kingad võiks siia sobida minu arust.
mis ma veel kaasa võtan, on siis see jumpsuit või romper, ma ei tea, kuidas seda nagu täpsemalt öelda. Jumpsuit vist on pikkade käiste ja pikkade sääristega, aga see siis peaks olema romper. Ülimugav asi nagu lihtsalt igapäevaseks kandmiseks, sa võid seda kanda siis kas panna näiteks selle sinise bluusi peale, selle lihtsalt niisama by itself, siis sa võid siia pusa peale panna ja see näeb välja nagu sul oleks biker shortsid peal, et võtab väga vähe ruumi, aga sa saad sellega väga palju outfit'e kokku panna. Pluss see on lihtsalt mugav. Ainult siis ei ole mugav, kui sa oled kuskil avalikus kohvikus ja sa pead vetsu minema ja siis sa istud seal nagu paljalt. Aga muidu ülimugav. Siis ma pakin kindlasti kaasa mitu erinevat crop topi ja väga neutraalsete värvidega, ma saaksingi kõigega kanda kas siis teksadega, lühkaritega, millega iganes. Siis muidugi ka minu väga ekstra top, mis sa ei saa seda mitut moodi kanda. Okei, ma saan kanda neid teksadega, ma saan kanda seda lühikeste pükstega, aga see on suht nagu kõik, et selles mõttes ta võiks maha jääda, aga kuna ta on nii väike, ta võtab nii vähe ruumi, siis ma ikkagi pakin selle kaasa. Kuna ma pakkisin endale väga mitu erinevat bluusi juba kaasa, siis muidugi ma pean võtma ka erinevaid pükse. Ma juba kohvrisse panin endal lühikesed püksid, mida ma teile eelmises videos näitasin, aga õhtuti ikkagi läheb külmaks, isegi Hispaanias. Ma arvan, et oleks ka tegelikult tark mõte kaasa võtta mitu paari pikkasid pükse. Ja mul on näiteks mitu paari boyfriend jeans'e, ilmselgelt ma võtan ainult ühe paari, mis ma tean, et sobib kõigega, aga kuna nad ongi nii sarnased, siis ma pean ka otsustama, et kas ma tahan natuke lõhkisemaid või terveid. Ma võtan kaasa valged, sest et hele suvel tundub väga nagu tore idee. Ja teksadest ma võtaksin siis veel ka ilmselgelt minu OG kõige lemmikumad teksad, mida ma teile eelmine video näitasin, mis on siis need alt lõhikuga, sirgelõikega PLT teksad. Video alguses ma kusjuures ütlesin, et nii käsipagasil on oma plussid-miinused kui ka check-in pagasil on oma plussid-miinused. Mis on käsipagasi? Kõige suurem pluss on see, et nad ei kaalu seda. Ainuke asi, mida nad võivad kontrollida, mida mul nüüd mitte ühelgi reisil ei ole ka tehtud, mida nad võivad kontrollida, on see, et ta mahuks sinna raamidesse, või ette antud mõõtudesse, aga kedagi ei huvita, kui palju see kaalub. Keegi ei küsi sul seda kaalu peale panna. Nii et kui sul öeldakse, et käsipagas võib olla 8 kilogrammi, siis tegelikult see võib olla rohkem. Mul on üldjuhul see mingi 12–15. Check-in pagasiga kõige suurem pluss, et sa saad panna normaalsuuruses vedelikke sinna sisse, näiteks mingid näopesukeelid, šampoonid ja muud asjad. Käsipagasiga on see miinus, et kui sa tahad vedelikke kaasa võtta, siis me kõik teame, et üle 100 milliliitri ei tohi see pudel olla. Pluss need peavad kõik mahtuma ühte väiksesse läbipaistvasse kotti. Nii et sellepärast ma tunnengi, et siuke skincare'i ja meigi pakkimine saab olema kõige raskem. Liigume edasi aksessuaaride juurde, mis mul kindlalt tulevad kaasa, on need mustad kingad. Siis kindlasti tulevad minuga kaasa beežid kingad, sest et need on klassika. Ja nüüd ma olen kahe vahel. Kas ma võtan kaasa rohelised kingad või ma võtan helesinised? Okei, ma otsustasin, ma panen siia sinised ja jooksvalt vaatame, kuidas me rohelistega otsustame. Siis me muidugi pakime kaasa enda pisikesed kotikesed, valge, siis kivikestega ja beežkotike. Neutraalsed värvid, see on pigem ekstra õhtu outfitide jaoks, aga need on sellised neutraalsed ja selles mõttes saab kõigega kanda. Yes. Meil on riided koos, meil on aksessuaarid koos. Liigume järgmise kategooria juurde, milleks on skincare. Skincare ja nahvahooldustoodetega on nüüd mul selline teema, üldse sinna alla läheb ka make, et ma võtan kõik, mida mul vaja on, aga võimalikult vähe. Ehk siis selles mõttes, mis tegelikult on siuke väga tavaline igapäevane skincare rutiin ongi, mul on vaja näopesukeeli, niisutajat, mul peab olema kindlasti ka mingi seerum ja päiksekreem. 4 asja. Ma võtan kindlasti kaasa enda CeraVe puhastuskeeli ja see tuletabki mul meelde, ma tahan tegelikult tellida endale selle reisi suuruses CeraVe keelist. Praegu mul on see kõige suurem pudel, mida ilmselgelt ei saa kaasa võtta. Siis järgmiseks sammuks tuleb mul kaasa kollageeni ja vitamiin C seerum, mis on BioBalance'i oma.
siis ma võtan kaasa oma viimase aja lemmiku Rutibelli hüaloroonhappe siis geelseerum ja see on ka see igapäevane seerum, mida ma praegu kasutan. Ma kasutan seda iga hommik, et saada just hästi palju sugust niiskust enda nahka. Ja niisutavast kreemist ma võtan endale kaasa siis Neodermi niisutava kreemi. Viimaseks ma võtan kaasa La Roche-Posay päiksekreemi SPF 50-ga, sest et endiselt on see goal 50-selt näha välja nagu 30. Nii et selleks sa pead ka natukene ekstra samme võtma ja nagu me kõik teame, siis sa pead igapäevaselt kasutama SPF-i ja päiksekreemi. Nüüd sellised lisaasjad, mis ma võtan kaasa, mis tegelikult otseselt ei ole vajalikud, aga nad on sellised toredad asjad ja ma tahan neid kaasa võtta. Ma võtan kaasa siis ripsmeseerumi, mida ma olen praegu igapäevaselt kasutanud. Ma ei julge veel selle kohta midagi öelda, nii et ütleme lihtsalt, et ma võtan kaasa ripsmeseerumi. Ja ma mõtlesin, et Vivianiga oleks ülitore koos teha maske ja ma võtsin sealt Biocelli pakist mõned maskid kaasa. Ma ei saa teile mitte midagi selle kohta veel rääkida, välja arvatud seda, et ma olen tõesti väga palju head nende kohta kuulnud. Aga ma võtan siis kaasa 4-5 erinevat maski ja ma võtan siis kaasa ka 4 silmamaski. Kui me siin skincare'i juures juba olime, siis ma arvan, et lähme edasi meigi kategooriaga. Nagu skincare'iga, siis meigiga jällegi sama tähtis. Võtta nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. On nii, kuidas öeldakse, eks ju. Ja kuna mul on niigi palju juba vedelikke, siis ma ei saa ju väga palju võtta ka igasuguseid jumekaid ja muid asju kaasa. Nii et ma olen praegu viimasel ajal reisinud siis NYXi Can't Stop Won't Stop jumestuskreemiga, mis on siis medium olive toonis. Mis läheb veel vedelike kotti, on NYXi primer Plump Right Back. See on ülimõnus suve primer minu arust. TikTokis väga palju tuntust kogunud Bare With Me seerum concealeri, mis on ülimõnus igapäeva concealer, aga samuti saab ka õhtul kanda. Wonder 2 Perfect Selfie päiksepuudri või bronzing puudri. Ja siis ma võtan kaasa ka OG Mary Lumeriseri ehk siis highlighteri. Põhja jaoks on mul veel põsepuna ja samuti siis ka puuder ja siis veel ripsmetuš ja ripsmeliim ja koha pealt ma ilmselt siis ostan endale ka siuksed false võlts ripsmed. Ja silmade jaoks ma võtan kaasa siis Zoeva 2 pisikest paletti. Need on ülivanad mul juba, ma tean, et neid kindlasti saab osta, aga need on ülivanad ja nad on nii universaalsete värvitoonidega, siuksed neutraalsed toonid, et ma lihtsalt saan nii palju erinevaid silmalukke teha nende palettidega. Ja kuna ma tean ennast ja ma üldjuhul puhkusel väga palju meiki ei kanna, siis ma ei arva, et ma peaks rohkem silmapalette kaasa võtma või et ma peaks suurema silmapaletti kaasa võtma, sest et ma tean, et ma ei tee nii palju erinevaid silma meigi lukke. Ma võtan kaasa üli basic pinslid, et ma ei paki endale tervet hunnik pinsleid kaasa, sest et ma ei näe, et sellel oleks mingi mõte. Ma võtangi kaasa pinsli, et kinnitada oma meikpuudriga. Bronsimiseks või siis kontuurimiseks pintsel, põsepunaks ja siis ma võtan kaasa 3 silmameigi pinslit ja muidugi highlighti ja kulmupintsel ja see on kõik. See on siuke basic pintsli arsenal, mis peaks olema minu arust. Mulle meeldib, kuidas mul on pandud nimekirja kõige esimeseks asjaks Hispaania korteri võti. Põhimõtteliselt meil on siis juba nagu olemas see korter, kus me seal ööbime, see on meie tuttav oma. Ja meil on võti siin kodus ja ma pean kihla, et kui ma seda praegu kohvrisse ei pane, siis see jääb maha, nii et okei, järgmine kategooria on ravimid. Iga kord, kui me lähme reisile, siis tegelikult mu ema on see, kes võtab mingi ravimikoti kaasa, et see on esimene kord päriselt, kui ma võtan kaasa mingidki sellised asjad, sest et tavaliselt üldjuhul mul ei lähe neid kunagi vaja ja kui mul on neid vaja läinud, siis ma olen need kuidagi koha pealt hankinud, aga ma tean, mis kamm võib olla koha pealt hankimisega, et selles mõttes ma pigem siuksed üli basic asjad võtsin siit kaasa. Söetabletid, naturaalne, ülinorm. Siis ma võtan kaasa espumisaani, sest millegipärast reisidel väga tihti mul tekib puhitus. Ja espumisa on OG asi, mis alati aitab. Siis ma võtan kaasa Sudafedi, sest et konditsioneer lennukis tavaliselt tõmbab nii korralikult läbi, et nohu on garanteeritud. Siis muidugi ibumetiin, ma tean, seda saab igalt poolt, aga jällegi. Ja
mis ma veel võtsin, on magneesiumipulber, sest et ma tean, et me kõnnime väga palju seal, me kindlasti lähme matkale ja igatpidi me liigutame ennast väga palju selle puhkuse ajal. Magneesiumipulber pärast pikka päeva, kui sa oled terve päev jalgel olnud, on vajalik. Ja me olemegi jõudnud praktiliselt viimase kategooria juurde, mis on random stuff. Mul ei olnud sellele kategooriale mitte mingit muud nime panna, sest need tõesti on sellised asjad, mis kuidagi nad peavad ka olemas olema, aga nad ei lähe ühegi otsese kategooria alla. Ja nendeks asjadeks on minu menstruatsiooni tops, menstrual cup, siuke ilmselt sa tead, kui sa oled tüdruk, siis sa tead, kui sa oled poiss, siis prepare to be amazed. Ma ei võta tampoone kaasa, ma ei võta kaasa pesukaitsmeid, ma tean, et mul peaks reisi ajal tulema menstruatsioon, nii et ma võtan kaasa enda menstruaaltopsi ja see on lihtsalt ülimugav. Siis ma pakin kaasa endale mitu juukseharja, sest et see juuksehari on siis minu siukseks slick back krunni soengu jaoks. Ja siis ma võtan kaasa enda Tangled Teaseri juukseharja, sest et see on siuke universaalne juuksehari, mis on. Ja muidugi me peame võtma passi, mis läheb nagu kohe. Siia. Ja lokitangid. Sellega ma reaalselt hoian kokku 3 erineva lokitangi pealt. Käsipagasireisijale ideaalne valik. Seljakotti ma panen kõik elektroonika, sest et kohvrist on jube tüütu võtta turvakontrollis elektroonikat välja. Seljakotist on lihtne. Sul ongi terve seljakott näiteks täis elektroonikat, sa ei pea otseselt seda välja võtma, välja arvatud arvuti. Nii et seljakotti ma panengi arvuti, drooni, kaamera, kõik, mis on seotud üldse nagu elektroonikaga, läheb siia. Nii et nüüd on tõe hetk, kas ma saan selle kotti niimoodi kokku, et ma ei pea neid lisalukke lahti tegema. Ma julgen öelda, et see kohver kaalub 15 kilo päriselt. Ja ma ei pidanud lisalukku lahti tegema, nii et ma ütleks, et see pakkimine on success olnud. Mul on tunne, et ma panin kõik asjad. Kui ma vaatan oma nimekirja ka, mis ma koostasin, siis minu arust said kõik vajalikud asjad kaasa. Aga nüüd ei ole midagi, kui oodata enda lendu ja juba järgmises videos ma viin teid Saksamaale. Aga siinkohal ma jätan teid. Näeme juba järgmises videos. Ciao!